Tervist kuulajad, matšpalli tennisesaate järjekordne episood on teie ees. Prantsusmaa lahtised lõppenud ja sel korral saatejuhi rollis mina, Kendor Abramps ja stuudios, nagu ikka, Alo Ojassalu, Toomas Kuum ja Riho Kallus. Tere hommikust. Lähekski ilma pikema jututa turniiri juurde, kui siin aega napib ja meeste seas siis Aleksander Zverev sai 29-aastaselt oma esimese tiitli kätte. Naiste seas, ma ei tea, kas võib öelda üllatuslikult või mitte, aga Mira Andreijeva kord siis sel korral. ma algatusest tahaks öelda, et suhteliselt kaks sarnast case'i. Zvereviga see saaga on kestnud 10+ aastat, kus kõik räägivad ja ootavad ja mõtlevad, et Zverev võiks lõpuks võita ühe Grand Slami ja tegelikult Mira 19, aga 4 aastat juba, 3 või 4 aastat on kogu aeg olnud pildis, kogu aeg nii, me oleme näinud tema pisaraid, tema ärakukkumisi, ehk siis kõigi arvamus, et noorus on ju, kuigi meil on ka 17 Grand Slami võitjaid, 17-aastaseid. Aga jah, mõlemad said enda oma esimese kätte ja ei teagi nüüd, valime ühe kahest, mehed või naised, kus pihta hakkab. Tavaliselt alustame meestest, aga me võime seekord alustada naistest. See on üks asi, ja ma ütlen, et Mira Andreeva puhul tegelikult on meil kogu aeg ju saadetes, me ei ole teda päris võitjaks ennustanud, aga me oleme kogu aeg öelnud, et ta võib jõuda kaugele ja tegelikult on võib-olla võimeline võitma ka neid turniire ja nüüd ta seda ka tegi. Et võib-olla me võime siis alustada sellest, et kui me siin turniiri eelselt ennustasime, et tõenäoliselt Poolatar ja Itaalan jõuavad finaali, siis me ennustasime õigesti. No jah, et meestel oli Itaalan ja naistel oli Poolatar. Aga naiste osas ma sekkun siia vahele. Mina ennustasin kindlasti valestiseks, et ennem turniiri algust ma ütlesin, et üks, kes ei võida, on Zverev. Seda oled sa öelnud umbes 50 korda? Jah, ma olen pannud 50 korda õigesti ja nüüd ma siis eksisin. Saatus mängis talle kaardid ikkagi kätte ja ta lõppkokkuvõttes võib öelda, et tuli finaali me kindlasti analüüsime veel. Hakkame siis naistest pihta? Ja, aga me nüüd läksime jälle meeste peale ja Alol automaatselt ja meil. Jah. Rääkides võib-olla Andreijeva triumfis, siis minu jaoks väga suur üllatus ei ole, aga see, kuidas see tuli, on natukene üllatus, et setid 14-1 ja alates veerandfinaalist kaotas ainult 12 game'i. Nojah, siin tahaks natuke sügavuti minna. Ega kui nüüd Kostjuk välja jätta, siis ega tal väga palju vaeva polnud vaja näha. Ja tema õnneks Kostjukil ei olnud see päev. Kostjukis on nagu tuulega ka üldse hakkama? Jah, mis seekordse Grand Slami iseloomustavadki, et väga ekstreemsed ja muutuvad ilmad. Olgu see siis kord palavus, siis pärast tuuled, kes paremini olukorraga hakkama saab. Aga see kindlasti ei vähenda võitu. See on lihtsalt niivõrd kummaline, et seekord selline tähtede sadu oli, ütleme, et kes ei võtnud siis üldse osa, kes kaotas esimeses ringis, kes kaotas teises ringis, kes kaotas kolmandas ringis. Kes väristas ära, jah? Igal juhul, kas või edetabeli kohad näitavad, ehk siis naiste finaalis 8. paigutus ja ma ei tea, kas eelmine saade ma ütlesin, ma pean õppima selle nime selgeks. Hvalinska, ma arvan, et nii peaks. Hvalinska ilmselt ei olnud isegi kvalifikatsioonis paigutatud. No ta sai nüüd hotelli arve ära, või õigemini see maksti küll ära tal, aga... Jah, sai hakkama. Aga ei, naljakat juhtus palju. Minu jaoks hästi sümpaatne tüdruk, see Poola tüdruk. Maia, seda ma oskan kindlalt täheldada eesnime. Ja jah, natuke kahju oli, et ta uskus oma mänguplaani finaalis ainult esimesed 4-5 game'i. Pärast ilmselt ta mõtles, et ta tahaks Mirrast kõvemini lüüa. See oli lootusetu üritus. See ilmselt ei olnud maailma õigem taktika, aga kindlasti see, et ta mänguplaanis kinni ei püsinud, on närvide küsimus, esimene Grand Slami finaal. Kuigi ega Miral ka, et selles suhtes, aga ütleme, mängule Miral läks siiski
rind kummis ja et läheb vormistama seda. Linska tegi mängu alguse talle raskeks, aga edasi lõpuks usku ei jätkunud, mis selle tüdruku sinna finaali tõigi. Uskumine ja oma mänguplaanis kinnipidamine. Mis mõne jaoks on natukene nagu ebastandardne tennis, aga seekord tõi edu. Õnne oli ka kindlasti, loomulikult oli õnne, et Schneider Sabalenka ära koristas ja naljakaid kukkumisi. Minu jaoks see Sabalenka 10 geimi, kui maailma esireket niimoodi mängib 10 geimi, siis see tundub uskumatu. Tulekski võib-olla siit Sabalenka mängu juurde. Avaseti võitis suhteliselt kindlalt, teises juhtis suhteliselt kindlalt ja siis selline kokku varisemine. Mentaalne kollaps. Piisas teisel mängida 1-2 kohta ja Sabalenka järjekordselt. Lõi paar sükest väikest auti seal Grand Slamil järjekordselt oma närvidega toime ei tule, mida ta on edukalt tõestanud. Ütleme puhtmänguliselt vaieldamatu parim mängija praegust maailmas ja kui ei ole sellist suurt pinget ja asja peal, siis põhimõtteliselt ikkagi astub kõigist üle. Aga nüüd viimasest 6 Grand Slamist 5 on ta erinevate vastaste vastu ja täielikult kokku kukkunud ja see on kummaline. Et ta nagu hooaja jooksul ilmselgelt selline valitseja on ja siis ja slammi turniiridel on neid ära kukkumisi eriti veel ja nad on kuidagi ja toimuvad sageli niimoodi järsku nagu ühel hetkel. Järsku ja arusaamatus, kus ta kaotab täiesti kontrolli, võta kas või eelmise aasta kahvifinaal või ükskõik, kus ta ühel hetkel ei saa isegi võrgu juurest selliseid tüdrukud 12 vormistamise palle. Et sul on 1-2 geimi läbi kukkumine on ju, aga et sa siis ei suuda ennast koguda sellise kogemuse baasil. Jah, et ta on selline karakter natuke niisugune hetke emotsiooni plärtsatab kohe välja ka, et pressikonverentsi, kui te kuulsite seda lauset ka, mis ta pressikonverentsi, et ma ei taha tennist enam mängida, et see nagu natuke kajastab ka seda, mis väljakul juhtus tegelikult. Just. Sest veerandfinaalist rääkides, ma arvan, teisalt tuleks ka Schneiderile au anda, et see, milliseid punkte teda seal kohati teises kolmandas setis mängis, see oli täiesti vaieldamatu. Ja ta mängis selle enda mängu taktikaliselt väga küpset mängu. Ja, aga see, ütleme, et meil siin ukse ees oli üks jutuajamine ja see oli selle turniiri nagu iseloomustaja. Ma vaatasin praktiliselt kogu turniiri ära ja minu jaoks oli üks mäng, kindlasti oli neid rohkem kuskil esimestes ringides ja nii nagu ükski ajakirjanik ei jõua ära vaadata kogu jalgpalli MM-i, nii ei jõudnud ka mina kindlasti ära vaadata kogu Roland Garros, aga kuigi ma palju vaatasin. Aga mis mu jutu point on see, et ma tegelikult nägin ainult ühte mängu, mis võideti. Ülejäänud mängud kõik kaotati ja erinevad ärakukkumised, tervise põhjused, mis mentaalsed kokkukukkumised, mida iganes, aga mäng ei võidetud. Ütleme, et kui me eelmistel Grand Slamidel oleme, meid on ära ka ellitatud, ütleme, et meie silmis kõigil on eelmise aastase Sinner Alcaraz finaal, mis ilmselt minu jaoks ongi läbi aegade parim. Aga siis seekordne, ja ma tahtsin öelda ühe mängu, mis reaalselt võideti ja mis oli ebareaalse kvaliteediga mäng ja tähelepanu, see blink peaks käima. Ojassalu kiidab Djokovic'i. Mina arvan, et Djokovic'i kindlasti viimaste aastate parim mäng ja fenomenaalne Fonseca seal ja see mäng võideti ja statistilised näitajad, kui kaotajal on 70 winnerit ja 36 unforced errorsid, siis minu silmad sellist asja pole näinud. See natuke sarnane, kuigi seal see võib-olla vahevastasega tegelikult oli see Wimbledoni finaal, vaata, kus see Federer ja Djokovic mängis, kus Federer olid kõik näitajad, olid ju, kõik statistilised näitajad olid paremad. Aga ka selle finaali kohta võib öelda, et Federer kukkus ära. Jaa, seal oli ta mängis geniaalse mängu, aga väga kehvad tiebreakid ja muidugi need matšpalli olukorrad. 2 matšpalli oli, jah. Andy Roddiku ja Federeri finaal ka. Jah. Aga selles mõttes on sul õigus, et kui nüüd vaadata ütleme, et põnevaid mängi, seal Arnaldi mängud olid sellised ka põnevad, huvitavad, aga tõesti, kui sa nüüd niimoodi ütlesid selle Fonseca Djokovic'i mängu, see mäng nagu vedas põhimõtteliselt nagu algusest lõpuni nagu selle
nagu selle feelingu, mida me oleme sageli näinud finaalides või poolfinaalides, see oli seal tõesti olemas, see oli nagu kompromissitu võitlus ja need vead tulid ka, ütleme, seal ei olnud niimoodi, et sul on lihtvigu, selles mõttes klassikas mõttes ei olnud, need olid kõik mängulised numbrid näitavad, kui sa 5 seti peale teed neid 35 ja, täpselt. Vabandust, 36 see oli võib-olla isegi, kui nüüd hääletada, on ju? No minul oli igatahes rahakott valmis, kuna number 1 mäng võib-olla sellest ja nii nagu me siin ees arutasime, et jah, pean tunnistama tõesti, et Djokovicil oli 25 väga lähedal. Ilmselt, ma arvan, Zverevil ei oleks jätkunud tema vastu, mida ta finaalis edukalt tõestas, et ta ikkagi ja psüühika poleks vastu pidanud. Pole see mentaalse poole pealt maailma parim vend, ja Djokovic vastupidi on, nii et Djokovicil oli 25 lähedal, ja Gunnaril oli suur 5-kilone tort lähedal. Ei, 6 kilo. Ma ütlesin 5 kilo. Aga tema ütles, et ta ostab 6 kilose. Ei, mina pidin ostma. Õige, vabandust. Mina ütlesin. Ja sina pidid veel need küünlad välja maha. Ma pidin 5-kilose tordi ja kasti šampust oli minu lubadus. Nii et mul oleks rahakotile kõva pauk olnud. Küsimus on jah puhtalt võib-olla ainult selles, mis see füüsis oleks teinud Djokovicile. Seal oli natuke veel see nädal. Jah, tal oleks järgmine ring Menšik. Aga kui see mees oleks ikkagi seal teises nädalas ja lõpus olnud ja vaadates seda kvaliteeti, mis seal finaalis oli, siis ausalt öeldes ma olen täiesti nõus Aaloga, et poleks kahtlust ka, et Djokovic oleks sealt ära võtnud. Tema selliseid olukordi ei andesta. Absoluutselt. Aga see mäng, see vinge mäng, see tegelikult oli näha, et see Fonseca oli nagu ikkagi tühjaks pumbatud. Mingis mõttes ikka juba selle mängu tõttu. Sa mõtled järgmise ringi mängu või? Jah. No Menšik mängis geniaalselt hea mängu, ütleme algatuseks. Aga Fonseca oli nagu natuke väsinud oli. No ma arvan, mitte väsinud, pigem oli vaim väsinud. Kas see Djokovic'i võit oli tema jaoks nii suur võit? Energiakulu oli väga suur. Kas te panete tähele, seda juhtub pidevalt? Kas Schneideri võit Sabalenka üle ja siis... Aga see on tennises tüüpiline, see kes võidab tiitlikaitse võib-olla või sellise, ja siis järgmine ring on kõva nime. Sul on vaim tühi. Vaim on tühi, jah, just, et see on väga-väga raske. Sa oled kõik väljakule jätnud. Et see võib, ja need ongi tegelikult, need on 2 kõige meeldejäämavat matši võib-olla, kuigi meeste tabelis 20 mängu, mis läksid üle 4 tunni, 32 mängu mängiti 5 setis, hästi palju oli sellist pikki mänge, aga nagu Alo ütles ka, hästi palju mänge kaotati just, et need olid 2 kõige võib-olla sellist meeldejäämavat. Kas sa tahad või taha, mul tekkis selle finaali ajal üks paralleelvõrdus. Kui ma mõtlesin kogu seda 2 nädalat, 14-15 päeva läbi, ärge nüüd naerma hakake. Tekkis võrdlus meie talvist karikavõistlustega Tartus, kus meeste turniiril ka põhimõtteliselt mitte ühte mängu ei võidetud, vaid kõik kaotati. Alates Hiiesalu Ubast lõpetades seal, ma ei mäletagi, kellel Kvits kaotas, aga ütleme, et tase ei ole see, aga mängu põhimõte oli igal pool sama. Kogu aeg keegi kukkus ära. Ehk siis sellist, jällegi ma ütlen, et Sinner Alcaraz on meid ära rikkunud sellega, et me oleme näinud nii geniaalset tennist. Aga kas ei või olla natukene, mulle selline, ma ei tea, spekulatsioon, et seal nagu just Sinneri välja kukkumine ja Alcarazi eemale jäämine, et see nagu tõstis ka nendel kõigil mängijatel nagu pinget. Et ka need nooremad nägid varianti. Absoluutselt nõus. Pluss ärme unustame liivaspetsialit Musetit, kes küll ilma vigastuseta ühtegi turniiri ei mängi lõpuni, mulle väga meeldib Museti, aga kahjuks jah. Aga geniaalne liivamängija. Mina mõtlesin just teile seda, et tegelikult nagu alguses, kui see finaal algas, mõtlesin, et tegelikult tahaks nagu näha, seda on ju räägitud statistiliselt, Zverev on kõige paremate näitajate, kõige rohkem võitnud mängija, kellel slämi võit puudub. Sellest on nii palju räägitud ja ta ongi see mängija üldse läbi aegade avatud ajastul. Aga ikkagi, ma arvan, kõik mõtlesid seda, et tahaks näha seda meest tõestamas Sinneri ja Alcarazi vastu. Aga olukord võib nüüd muidugi väga palju muutuda. Siin nii-öelda Zverev sai selle pangalaenu kätte, aga võib-olla see annab talle nüüd selle väikese võimaluse, et kuule, aga nüüd tõesta,
nüüd tõesta, sul on see pinge maas, sa said selle slämmi kätte, aga tahaks näha, et ta nüüd suudaks ka kuskilt poolt midagi tõestada nende meeste vastu. Et see võib natuke muutuda. Ma olen suga absoluutselt nõus, aga see võib muutuda ka halvemuse poole. Võib ka teistpidi minna, et pinge maas ja sain kätte ja just. Aga teisipidi jah, see võit võib nagu vabastada. Pluss Zverevil kindlasti, ütleme kui nüüd 2 nädalat, peaaegu 2 nädalat järjest peale Sinneri kaotust räägiti, et see on must-win tournament, ta kuulis seda ilmselt 560 korda päevas, mida iganes telekast, arvutist või ükskõik kus kohast. Et ta teab ka ise seda, et päris selliseks õigeks võiduks keegi ei pea seda, kuna oli tõesti katastroofiline Roland Garros aasta. Ja kui ta läheb nüüd vastamisi õigete meestega, see võib juhtuda juba Wimbledonis, küll ilma Alcarazita, aga kindlasti juba US Openil, kus kogu staff on koos ja väga-väga verine Djokovic, ma arvan. Djokovic nähes seda turniiri käiku, saades aru, kui lähedal ta oli 25. karikale. Ma arvan, ta ise ka ei uskunud, et see võib nii lähedal olla. Ma arvan, et 2 meest, keda me Wimbledonis tuleme nägema, ütleme, et eelmine saade, ma ütlesin näljastena, selliste korralike kiskjatena. Üks on Sinner, et seda Roland Garros ebaõnne ma nimetan seda ebaõnneks, et viirus on alati ebaõnn, täpselt nagu poolfinaalis juhtus. Ja Arnaldiga, ja pluss Djokovic, kes sai aru, kui tegelikult selle asja seest on, ütleme, kui lähedal ta on see üks pisikene, jällegi, kas ta on lähedal Sinnerile Alcarazile, ma ei ole sellest kindel. Ma mõtlen just, kui on selline, ütleme, nii-öelda juhtub niimoodi. Aga jah, et nagu me oleme tegelikult siin paari aasta jooksul rääkinud, et tegelikult ainukene asi, mis annab teistele võimaluse, annab see, kui mõlema vennaga midagi juhtub Sinneri Alcaraziga, seekord mõlemaga juhtus. Ja paraku jah, kas Zverev jõudis lähemale mängu tasemelt Sinneri ja Alcarazile, mina ütlen endiselt nende 2 mehe ja Zverevi vahel. Finaal seda ei näidanud. See on kuristik. Pigem jõudsid üksikute mängudega või üksikute settidega või need mõned nooremad mängud. Pigem nooremad jõuavad lähemale. Nooremad näitasid, et teatud situatsioonis on nad võimelised mängima geniaalset tennist ja nad ei ole veel valmis mängimas 7, ikkagi Grand Slami võitma, sa pead 7 mängus 3 setti võitma. See on väga raske, 18-19 aastastele eriti, aga nad näitasid väga häid mänge ja nüüd erinevalt, mis me siin eelmistes saadetes oleme rääkinud, et ei näe kedagi, kes Sinnerit Alcarazi võiks ohustada, siis mina nüüd küll näen. Eriti väiksematel turniiridel, kus ma arvan, et ei saa enam nii lihtne Sinneril Alcarazil olemaseks, et need noored pullid kõik kogunesid enesekindlust natuke sellest Roland Garrost, mis on iseenesest hea. Aga Grand Slamidel endiselt jah, võib-olla natukene nüüd aktsiad Djokovicil Wimbledonis tõusid, aga ja Grand Slamidel endiselt usun tulevikus, et Zverevil väga palju šanssu ei ole. Üks asi, mis ma tahtsin selle eilse finaali kohta, ma ei tea, kas te mäletate seda situatsiooni, nii palju neid Zverevi mänge on nähtud ja neid momente nii-öelda, neid momente ja see üks moment, kui te mäletate tie-breakis seda hetke, kui ta eksis esimese servi ja läks jälge vaatama. Võt siis, kui ta seda jälge läks vaatama, siis ma mõtlesin, et jälle hakkab see jauramine pihta, et see ei ole hea märk, et miks ta teeb seda, see on ju nii klassika. Ja loomulikult tuli sinna otsa topelt viga kohe. Ja ta ju juhtis. Ja ta juhtis tegelikult tie-breaki ja see klassikaline Zverevi käitumine sellises pingelises situatsioonis ja mõtlesin, et ja ta jälle käkerdab selle ära. Ja tegelikult... Jah, ja pakkus 5. Ja pakkus selle ära, selle momendi. Aga ei võtnud. Aga mis oli tegelikult probleem oli see, et teine mees ei saanud ka endaga hakkama. Mind pani imestama, me rääkisime enne ka stuudiot, et just need mingid olulised hetked, pöördepunktid just see otsustussetis, siis Kopolli järsku hakkas nagu rapsima või kiirustama. Tundus, et kiire oli kusagil. Ma ei tea, kas olid lennupiletid võetud õhtuks või ma tõesti ei tea, aga sellist rahu ja enesekindlust, mis mitmes mängus Kopollil oli, seda finaalis ei olnud. Ja esimene 5 set lausa katastroofilised, kus vaatad, et inimene ei oska üldse mängida. Kuigi Zverev sellele andis talle võimalusi. Andis lõpus võimalusi nii palju.
alates 1-0 see 6-1 ei kajasta tegelikult seda kogu setti. Ja ei, natuke näitab ka, kuidas Zverev alustas esimest oma servi Grand Slami finaali 5. setis 2 topeltveaga. Aga pärast, muideks, ta oli ju see serviprotsent oli, esimese serviprotsent oli ülikõva ja Kopollil vist kukkus alla 50 või seal täiesti. Et see oli ka, ja aga muidugi, kui võrdleme tõrjet, et ütleme, seal oli ju ka Kopollil ikkagi, Kopolli tõrje, ma ütlen, et see element on tal ikkagi hea, ta suudab selle sügava tõrje, ütleme, Zverev oma tõrjega muidugi ei jõua talle nii palju lähemalegi. Et seal oli ka see üks võti mängus tegelikult. Oli, aga oli ka olukordi, mul nüüd peas enam igal juhul oli see oligi, palun. 30-0 tekkis 2 topeltveast, mis siis edasi juhtus? 3 tõrjeviga. Jah, 3 tõrjeviga. Kusjuures 30-0 pealt teise servi tõrje raamiga no see ongi kummaline, hea tõrjuja eksib. See ei ole kummaline, see on närvid. Aga te olete nõus vist, et me Aloga arutasime ka siin ukse taga, et ikkagi nagu esimene asi, mis ikkagi jäi nagu kummitama, on see, et kui sa ikka nägid seda eelmise aasta finaali ja vaatad seda finaali, siis mõtled, et see oli ikka paras kingitus Zverevile. Et see taseme vahe on ikka kosmos. No tegelikult on kosmos. No midagi ei ole öelda. No see mängude taseme vahe. No piisab, kui me vaatame numbreid, aga isegi kui me ei vaata numbreid, vaid aasta ei ole nii pikk aeg. Ütleme, et eelmine aasta ma mäletan esimesed sõnad, mis ma siin saates ütlesin. Et ma olen kirglik suitsetaja ja ma ei leidnud suitsetama minemikus pausi kuna ma kartsin kaotada ükskõik mis punkti sellest täpselt sama, mina ka ei suutnud väljaku, ma ei suutnud sekundit ka ära minna telega. Kui sa tõid selle Djokovic'i näite, et ta 5 seti peale tegi 36 lihtviga, siis minu meelest, kui mul mälu ei peta, siis Kopolli tegi esimeses setis 16 lihtviga. Su mälu ei peta. Ja tegelikult ta jõudis numbrini vist, ma päris lõpus enam ei vaatanud, aga ta jõudis lihtvidega sinna kuskil 76 kanti. Et see ja setid olid seal ju võrdsemad. Ja Zverevil ei olnud palju sealt. Ühesõnaga, mingi hetk ma vaatasin, see oli 5. setis, kui ma vaatasin viimast korda statistikat, siis oli, kuulake nüüd, kõrvad ilusasti kikki, oli 5 seti peale Kopollil, kes mängis päris ründavalt vahepeal, oli 46 vinnerit, 72 unforced errorsit ja vist oli veel 40 forced errorsit. No sest saldo milline. Nii et kui sa nüüd vaatad, siis vigade ja vinneri suhe oli vigade kasuks topelt või rohkem. Me täna ju tegelikult teame, et statistika räägib, et need mõlemad mehed on tegelikult olnud Carlosele ja Sinnerile kliendid. Ja Kopolli mängust ka rääkides ikkagi sa näed reaalseid elemente, mis on nii-öelda läbi võtmata või mida sa tegelikult ei oska, ei suuda mängida. Kõik see, kuidas ta lühiksi palle realiseeris seal, mängis neid lühiksituatsiooni, see oli päris just nimelt, see oli tegelikult kohutav. Ma arvan, treeneri, suhteliselt algaja treeneri tahaks öelda, et kuule, lahenda nüüd natuke teistmoodi nüüd olukordi, kuidas ta võrgu pealt lahendas. Lisan siia juurde Menšik ka poolfinaalis. Jah, täpselt sama lugu. Kohutav. Et jällegi, võrdus Sinner Alcaraz versus need asjad. Ei see sama, mis me ütleme, et kui lühike pall tuleb, nii-öelda siis inglise approach'i mängib ja ta lööb, sa ütlesid umbes vähemalt 80%, ta mängib tagaga alla ja läheb katma krossi. Läheb maailma parima tagaga vastu, lööb sellised, kui ta mänguses isegi lõi teravalt, siis üldreeglina võrku tulekud olid selline väheke push'id nagu. Ja tagaga alla. Zverevile, kes lahendab selle olukorra, ühe vea ta küll tegi, aga lahendab 99%. Ja minu arust praktiliselt 100% kõik stopid, mis ta mängis lühikese krossi ja Zverev juba ammu hakkas ette jooksma sinna, mitte ühtegi muud lahendust. Ja mis minu jaoks oli kummaline, ütleme jällegi, seda sa näed madalamatel turniiridel, pole probleemi. Aga kui tipp-profi mängija liikumise ajal, eriti võrgu lähedases soonis, paneb juba käe sellisesse asendisse, et peale stopida ei saa mitte midagi teha. Ehk siis käsi ees pööratud hoidega ees ka ja Zverev hakkas jooksma, reaalselt vist pool tundi varem.
hakkas ennem, kui üldse Kobollil tekkis mõte, oli Zverev juba servikastis. Ei no selles mõttes võib öelda, et ega Zverev võib-olla jah, ma ei tea, kas luges paremini mängu või aga ta nägi, ta nägi need momendid ära ja ta mängis väga, kui sa vaatad mõne teise vastu, näiteks Alcarazi vastu, mõned kombinatsioonid, mis küll kommentaatorid ütlesid, et väga targalt ja lausa geniaalselt mängitud on Zverevi poolt, siis tegelikult need kombinatsioonid ei oleks töötanud tema Alcarazi vastu või Sinneri vastu, aga ta tajus seda, isegi need stopid, mis ta lõi, aga ta ei teinud ju neid väga nii, ta lasigi võimaluse Kobollil veel üks löök teha, aga ta oli täpselt õiges kohas praktiliselt alati. No ikkagi ükskõik, mis Zverevil närvidega on, ikkagi Zverevi pagasis on 10 turniiri võita. 10, väga tugeval tasemel. Olümpiamängud, maastasid mida seal ta mängis ka kulda muidugi olümpial, aga seal oli see 3 parem vist. Mitte vist, vaid kindlasti. Ja finaalis ma mõtlen oli ka 3. Et ütleme, et kui me nüüd jätame selle Grand Slami värina välja, mis kummalisel kombel ikkagi Zverevil tekib ikka veel, ükskõik mis olukorras, kas ta on underdog, on tal värin, kas ta on favoriit, on ta värin, ühesõnaga väristab. Aga sellist värinat nagu USA lahtistel muidugi ei olnud. No tegelikult oli. No nii hull ei olnud. Nii hull ei olnud. Tiim oli natukene kindlam kui Kobolli. Aga see oli muuseas üks läbi aegade kuigi oli 5 setti, mäletad see USA lahtistel, kui tiimiga mängisid, aga see oli üks kõige magedamaid mänge. Tiimistus tribüüni peal koos vennale. Nüüd Kobolli ja Zverev lõid selle kindlasti üle. Dominik tiimistus tribüüni peal, nägite? Istus jah. Kõhnaks on jäänud. Ei, ma arvan, et nad ikka tekid väikse šambi koos. Sest et ma tean, et tiim on käinud, näiteks ma vaatasin Saksamaal oli vist eelmine aasta turniir või ma veel kommenteerisin seda Go3-s ja ilusti tiim oli ka kohal seal promos seda BMW-d seal ja üle huvitav ja oli näha, et neil peale seda finaali mingi kontakt, mis mulle Zverevi puhul samas, platsil nagu ta vahest võib-olla ka on, nagu ta on, aga tegelikult, vaata, mulle meeldis see, mis peale mängu oli. See, kuidas nad Kobolliga ka nagu suhteliselt ja Kobolli ise, see tema olek, et kihvt niisugune näha kohe, et inimesena on ka selline, tundub selline kuidagi avatud või ma oli näha, ei olnud niisugust ma ei öelda, rivaliteet on, aga peale seda oli väga sõbralik ja muidugi Zverevil on selge, et tal oli nii hea tunne, et ta oli valmis kõiki kallistama ja selles küsimust. Üks asi, mis ma ise mõtlesin, mis on nagu nii kummaline, see justkui alles kõik see oli, aga mind nagu tõsiselt häirib ja kuidagi tennis on nii muutunud, ei suuda enam taluda seda joonekohtunike apsakaid, see on nagu nii masendav, kuidas see mäng ja segab ja viimane Grand Slam ja aga nii palju oli neid situatsioone, kus ma arvan, see muudetakse ära. See muudetakse ära, et see tundub juba nagu jabur. Seal tekib ka see olukord, et alati ei ole joonekohtunikul, ma nende kaitseks ütlen asja, et vaata, seal sõltub ka mängija sellest, kus ta nüüd nagu, vahest võib jalg natuke ära varjata, neid olukordi on ka, aga kõige karmim on just see, et nii-öelda need eksimused sageli. Joonekohtunik on inimene. Jaa, see on esiteks ja teiseks on see, et sageli just need juhtuvad seal ka mängus pingelistel hetkedest, nemad on ka pinges. Nad on ka pinges, et kui on mingi ülioluline punkt, mingi murdepall ja just need apsakad millegi satuvad just nendel ja siis mängi ümber punkt, et need on päris rasked olukorrad. Siin küll, sellel Grand Slamil ma ei tea, vähemalt mina ei näinud, kus mingisugune kool oleks muutnud mängu käiku. Jaa, minu meelest aga puht ajalooliselt need mänge on palju olnud. Ja selles suhtes olen mina ka selle masinate poolt, on ju, et täna hommikul lugesin head nalja, et üks seos Inglise jalgpallis on, et Manchester United ei ole võitnud peale seda, kui VAR tekkis. Et ainukene tennisemaailmas, kes võitleb selle Hawkeye vastu on John McEnroe, on ju. Temale oli see leib kohtunikega vaidlused, asjad, see oli see, millega ta alati ennast üles küttis ja super hästi mängis. Aga seal on üks huvitav asi, et McEnroe oli ju see, et tema üks enim trahve saanud mängija tol ajal, eks on ju, kui ta mängis. Ma arvan siiamaani. Ja, aga tegelikult ma olen kuulnud sellist, nagu, kes on nagu vaadanud või nagu uurinud, et kuidas ta nüüd nägi reaalselt. Et tegelikult oli tal, enamus juhtudel oli tal tegelikult õigus, aga samas võib sellest aru saada, et Wimbledonis, kui sa vaatad vanu kaadreid, kes seal olid joonekohtunikud? Üldse mitte midagi nagu halvasti öeldes vanemate inimeste, aga seal olid ikka reaalselt pensionärid olid joonekohtunikud, see oli traditsioonide niisugune meka, eks on ja seal oli need olud, aga mis oli huvitav, et ta sai oma trahvid kätte
ja siis ta läks alati turniiri direktori juurde ja ilusti vabandas, maksis oma need trahvid ära, et selles mõttes, nad on, paljud mängijad on ka, platsil on nad, ongi närvis, pinges ja võivad öelda ei tea mida, aga peale mängu tegelikult aktsepteerivad neid olukordi. Aga naised me muidugi natuke, meil läksime automaatselt meestele üle ja minu meelest meil jäi natuke naiste turniiril võib-olla pooleli, et kas meil on üldse kogu turniiri see kokkuvõte, eks on ju, et seal oli veel meil mõned mängijad võib-olla, keda kogu turniiri kokkuvõte oligi arusaamatud kaotused. Ega enam-vähem, kes me rääkisime ennem turniiri, et on üks 10-12 nime, kes reaalselt võivad selle turniiri võita ja seal esimeses grupis võib-olla 4-5, aga jah, naljakas oli see, et isegi Sabalenka puhul esimest ringist peale ei näinud nagu väga head mängu. Ja Sviatek on omadega korralikult kimpus ikkagi, ma arvan. Me lootsime küll, jah. Tal on midagi, on tal seal ikkagi juuste all toimumas, et ta ei ole, ta isegi kui te vaatasite teda peale kaotust, siis näitas seal sõitis jalgrattaga, ütleme niimoodi, siis tal oli selline segaduses pilk, ütleme, et eks ma olen mängijatelt igasugust pilku näinud, aga see pilk oli segaduses. Mis muga toimub, ei saa lihtsalt aru, on ju. Aga jah, et neid nii massiliselt ja nii järjest ja et need numbrid räägivad enda keelt, on ju, et ega segaduses olin mina ka, kui vaatasin kogu seda Roland Garrot, lõpuks vaatasin uudiste järgi, et hommikul ärkad, et kes eile kõik kaotasid, ütleme kõik numbrid. Jah, vaata, aga tegelikult see näitab seda, et võtame kas või selle sama Maia, eks, kui sa 3 nädalat su elust, üks asi, me räägime tennisest, eeskäsi, tagakäsi, kes lööb, mängib, aga see, mis inimesega puht füsioloogiliselt võib juhtuda, toimuda selle 3 nädala jooksul, kuidas see võib avaldada palju rohkem mõju kogu turniirile. Naiste tennises võib isegi rohkem veel. Hästi ilus lugu. Ja ta on väga hea huumorimeelega muuseas mängija, et kui ta seal stuudios oli Eurosporis, ei ole suu peale kukkunud. Kas te seda intervjuud nägite, kui ta Johnny Maciga tegi intervjuud? Vintage tennis. Johnny küsis, do you know who I am? Yeah, I know you vintage tennis. ma noorena palju vaatasin su mänge, you know vintage tennis. Ja teine asi oli see, kui ajakirjanik küsis ta käest, et miks ta Roland Garros jooksul on mänginud erinevates riietes. Jaa, see oli hea põhjendus, jah, mis ta ütles. Ilmselt mulle nüüd finaali järgi tundus, et ta sai või saab Lacoste'i lepingu. Seks, et finaalis juba kogu boks istus Lacoste'i riietuses, mis on minu jaoks, nagu te teate, veel eraldi boonus välja arvatud Djokovicil. Aga jah, ta turniiri alustas ühtedes riietustes, turniiri ajal käis, seljas olid erinevad firmade sees, küsiti, et millest sul see, et sul on hästi palju erinevate firmade riiteid. No see hotellilugu ka muidugi. Mul ei olegi sponsorit. Ja see hotellilugu on ka hea muidugi. Hotellilugu ka. Eks seal on kindlasti mingid... Natuke pandi juurde. Ilmselt oli, aga ilus lugu ikkagi, väga kena tüdruk, mängib täiesti teistsugust tennist kui kõik ülejäänud, seekord ka õnnestunult, suutis pead segi ajada väga headel mängijatel ja isegi finaali algus kuni 3-2 oli ikkagi ta pidas oma mänguplaanist kinni, aga siis jäsku muutus härjaks ja tahtis lüüa palle. Jah, selles mõttes Alaga täiesti nõus. Seal ta oleks pidanud ikkagi just mängima selle peale, et ta teevad nagu närvi ajada. Ta alguses mängis väga hästi, miksis üles ja alla. Sellist tennist oli huvitav. Ainuke variant oli tal see. Tõeline maletaja. Aga ma ütlen, muutus toimus, kui ta isegi mitte 3-2 pealt, vaid 2-2-40-0. Ta läks tõusult lööma palle ja õnnestus. Ja siis oli mäng läbi. Küll oli 3-2 talle, aga enam šanssu ei olnud, sellepärast, et selles mängus on Mirra parem. Lisaks veel see, et tõenäoliselt ka füüsiline see, ütleme, koormust läbi turniiri oli ikka tal ka. Ja võib-olla sai vaim otsa. Ei, muidugi. Kui üks asi veel huvitav, ma mäletate, siin alles oli Austraalia lahtistel, oli see olukord, kus siin võeti nutiseadmed Sinneril ja Sabalenkal ära. Muuseas, see oli nüüd see 125. Roland Garrose turniir oli esimene turniir, kus lubati nüüd neid nutiseadmeid kasutada. Et kuhu see tennis nagu liigub lõpuks selle asjaga, et me teame juba, mida see Hawkeye kõike jälgitakse ja tehakse ja nüüd siis hakatakse, nüüd siis treener juba reaalajas vaatab, mis su mängija ja mis pulss ja mis toimub ja kõik see info on, see on ulme tegelikult, et
ei no see on nagu positiivne pool sellel ajastu. No võib-olla ühel hetkel hakatakse neid numbreid ekraanile ka näitama. No, tõenäoliselt. Sveerevi pulss ennem servi täna ma ei kujuta ette. Mina ja väga suure huvi. Ja treenerid ka istud, sul on seal 10 sentimeetri kaugusel on sul kaamera, mis näitab sul 24/7 su nägu kogu aeg, sa pead sellega leppima. Ma nägin esimest korda, ma polnud ennem näinud. Võib-olla oli ka see varem treenitel olid mikrofonid. Ja mikrofonid ja kaamerad. See pulss näitab ka midagi muidugi, eriti jaolus, kui mingi protsent näitab, et kui närvis on mängija, näiteks ütleb, et üks on 80%, teine on ainult 30%. No ma toon läinud, aga noh, see eks pulss näitab ka midagi, aga ta ei ole ainult... Väga huvitav. See oleks väga huvitav. Ekraani all nurgas enne teist servi. nii nagu praegust Kenil jooksevad need näitajad seal. Ja Kenil on kuidagi väga, sul on pulss väga EKG nagu haiglas, kui hakkab otsa ära viskama, siis läheb üles alla. See on täpselt nagu EKG ju. Jah, täpselt. Ekraanil jookseb, ma lihtsalt ja võib-olla näeme varsti sellist asja mängijatel. Ma tuleks Maia triumfi juurde tagasi, et mis mängija ta selline on? Alustas turniiri esisest väljas, nüüd on 23. 21. Mida temalt tulevikus oodata ja teine küsimus, kuidas tema mäng võiks kõvakattele ja ka murule sobida? Võib, selles suhtes, et tegelikult see tüdruk oskab kõike. See tüdruk oskab kõike, aga mis vaimuga juhtub peale sellist triumfi, meil pole vaja kaugele minna, tuletame meelde Raducanut. Eks? Samamoodi kvalist, isegi ta alustas 150-ndana, võitis US Openi ja suures laias laastus peale seda pildid ka. Ja finaalis oli Fernandes, jah? Ja see on mõlemad on Raducanul finaalis vedas natuke rohkem vastasega, kui vedas praegust Maial. Aga see story võib minna nii või nii. Mulle see positiivne tüdruk meeldib, ma tõsiselt tahan, mulle meeldis tema reaktsioon sellele, kui ajakirjanikud kohe hakkasid arutlema ja ka mitmed eksperdid, et ta peaks saama Wimbledoni põhitabelisse wildcardi. Mulle meeldis tema vastus. Et see tuleks mulle suure üllatusena, aga ka vali on mulle ka okei. Väga kihvt on ju. Ja ei tohi unustada, et Wimbledon on kohe ukse ees. Aga tal kindlasti on olemas kõik materjalid, et Wimbledonis hästi mängida, pigem ma võib-olla natukene kahtlen kõvakattes. Et kas kõvakatte eeldab natukene rohkem sellist löömist ja tema erinevad spinnid ja asjad kõvakattel nii ei mõju, kui nad mõjuvad liival. Või isegi slassi puhul muru. Vaata, see ongi see tennises tihti, me oleme liiga kinni üldse, kui tennisest räägitakse, nagu sa alustasid ka küsimust, et top 100 väljas, et paraku jah, see edetabeli koht on 52 nädalat, aga see, mis tegelikult hetkel reaalajas toimub, hea näide on praegu see, et britid juba mängivad kõik muru peal. Lähed sinna brittidega nüüd muru peale mängima, seal võib tulla suvaline vend sulle, kes mängib perfektset tennist. Sama lugu, kui kõik võtame Lõuna-Ameerika. Mehed, kes mängivad Challengeri liiva peal, ei ole neil mingit edetabeli kohta, aga nad mängivad sellist tennist, et tegelikult täiesti top 100 tasemel, et see edetabel ei kajasta reaalset olukorda alati ja see on tennises nii on. Absoluutselt jah, et see ja üha tihedam ja üha raskem on see, et nii, et kui satub mõni mängija, kes on kuskil, võta kas või see sama Arnaldi, väga hea mängija, oli vahepeal vigastatud, tuleb tagasi ja ongi hopstik kohe Grand Slami veerandis, et need edetabeli kohad on sellised, nii ja naa. Grand Slami pooles. Arnaldi. Jah, Kantslis pooles, vabandust, veerandis, jah, pooles, jah. Nii et väga huvitav mäng. Ja ütleme, et siin meeste Wimbledonis, kui naistest ma ei oska selliseid näiteid tuua, aga meestes on olnud ikka küll ja küll, kui sellise suhteliselt suure kõhuga inglased seal jõuavad mingisse 3. ringi või mõned aastad tagasi oli keegi. Nad saavad seal wildcarde, saavad veel turniiridel. Isegi mitte vaata Wimbledonis on ka, seal on pre-kvalid ja kohalikele mängijatele igasugused asjad, et seal lihtsalt on muruoskajaid tegelasi, kes asjaolude kokkusattumisel võivad nii mõnegi ringi võita ja ilmselt naistest ka, ma arvan. Aga tulles tagasi Halinskaja juurde, minu arvates on tal asjad olemas, tema ongi kihvt vaadata selles suhtes, et põhimõtteliselt ta oskab nagu kõik, on ju. Välja arvatud ilmselt tagajoonelt pommitamist, seda ta ilmselt kas või isegi iseloomuga seotult ilmselt ta ei suudaks ja ei oskaks. Aga nüüd ma küsin teile... Aga väga kihvt tennis on tal. Millal võidab oma järgmise slammi Andreeva? Good question.
võimalik, et 6 aja pärast. Jah, ja võimalik, et 6 aasta pärast. Aga jah, endiselt ega mitte midagi ei muutunud. Naiste tennis on segane. Ta on nii sassis, kui veel annab olla ja kes võidab järgmise turniiri, me ei tea lihtsalt. Üks lause, mis mulle kohe meelde tuleb, Novak Djokovic'i kuldsed sõnad. See on kogu kalendris kõige keerulisem hetk on Prantsusmaa lahtistelt minna muru peale. Vahe on üliväike ja mis räägitakse väga palju väljaku põrkest, tegelikult on küsimus liikumises. Kuidas sa liigud liival, kuidas sa liigud murul ja kes sellega saab hakkama, kes sellega ei saa hakkama. No nagu me oleme näinud, ameeriklastel on liiva peal raske liikuda, aga võt, kuidas sa nüüd kiire ülemineku teed ja suudad kohe liikuda murul hästi. See on seal jah, üks asi liikumine, teine asi löögid iseenesest peavad kardinaalselt muutuma. Jah, kõik on ju madalama. Sa ju enam ei tee täisvinge ja asjad ja nii edasi, sa oled vastu maad. Servi osakaal on juba suurem. Serv on lihtne. Sa ikka servid samamoodi, sa muudad natuke vinti. Ja. Aga see liikumine, svingi osa, see on oluliselt raskem ja püsida vastu maad seal murul. Et servi kaal on selles mõttes, et tõrjuda on seal. No see on mängu tulemust mõjutab, aga puht mängu olemust mõjutab. Ja, ei muidugi. Ja kahe slämmi keskmine statistika ütleb, et Prantsusmaa lahtistel on punkt on 2 korda pikem kui Wimbledonis. See on nagu väga palju nüansse, mis on täiesti ja siis vaatad, Wimbledonis mängivad ikka 4 tundi. Jah. Aga mängivad ka 12 tundi. Seal, kas oli äkki rohkem isegi või? 11 midagi kopikate, 11.40 midagi vist. Aga 3 päeva ja. Et juhtub ka selliseid. Selle asjaga juhtus üks väga ebameeldiv olukord, kuna täpselt samal ajal on mul need rahvusvahelised turniirid. Siis mu ITF mängud lõppesid ja perekond sõitis, mul jääb alati Jaani laupäeva paiku see asi. Ja see oli Jaani laupäeva õhtul, see mäng algas ja kuskil kella 8 ajal õhtul ma ütlesin perekonnale, perekond sõitis linnast välja sõprade juurde Jaanipäeva tähistama ja kella 8 ajal ma ütlesin, et ma kohe tulen, ma vaatan selle seti ära. Ja 3 päeva pärast tulid. No laias laastus on sul peaaegu õigus, aga tegelikult tollel konkreetsel õhtul, see mäng Inglismaaga meil on 2 tundi aja vahe, eks. Ja see mäng lõppes vist Inglismaal 10 läbi seal midagi, meie järgi siis 12:30 öösel ja siis ma tõesti helistasin, ütlesin, et ma ei tule, et ma jään tundirabasse. Aga ma tahan küsida, kas te jälgite võib-olla rohkem, et seekord nagu võib-olla probleemi ei olnud, aga ikkagi see sama õhtu hiline nagu see mängude lõpp. Et seekord ma ei tea, kui palju seal venis neid mänge, ütleme üle kesköö, et kas see teema on ka kuidagi praegu ikkagi ta on mingit moodi reguleeritud. Peale seda ma mäletan mingisuguseid jamasid siin Mariga ja asjad nii edasi, et ta kuidagi reguleeriti ära. Vist peale südaööd mängu peale enam muuseas, selle aasta öösessioonid tegid rekordi publiku arvu, nii et ütleme turunduslikus mõttes turniirile nagu ülikasulik, et kõik need öösessioonid on mega rahvas on. No argipäeval on ka loogiline, ütleme, sinna on ka, ütleme, kui palju seal mõte protsentuaalselt nüüd päris kohalikku rahvast on, aga jah, võib-olla see rääksime siin eelmine saade, et kvalifikatsiooni ajal oli juba 138 000 külastajat, neid numbrid ma veel ei ole tulnud, aga jah, et seal oli meeletu rahvas. Mina ei usu, et seal rekord see oli, mina nägin täitsa tühjasid tribüüne teatud mängudel. Õhtusessioonidel isegi naiste finaalis oli päris palju oli küll, see oli üllatav, seal oli tõesti ja ma ei usu, et sellel turniirilt rekordnumbrid tulevad, ma ei usu seda. Summa ta mõtles praegu õhtussessioon. Oli poolfinaale, oli neid, kus ma nägin ikka suhteliselt täiesti tühja tribüüne ja veerandfinaale seal hulgas. Aga jah, aga meeste finaal oli täis, jah. Tuleb veel Andreeva triumfi juurde tagasi, et kuidas tennisemaailm selles suures plaanis suhtub? Arvestades, et Vene mängija ja Ukrainas sõda ei näita lõppenud. Ma ei usu, et see väga on. Laias laastus see ei ole, ma arvan, isegi väga teema. Konkreetselt Andreeva puhul. Tema puhul ei ole, jah, on siin mingeid teisi Vene mängijaid, kes on nagu rõhutanud oma seda teatud jalgpallisärkidega ja asjadega nii edasi. Andreeva neid vigu pole teinud ja tuleb ka arvestada, et Venemaast väga pikalt aega eemal olnud, et suhteliselt noorest alates. Et jah, see otseselt nagu teda isegi peaaegu ei seostata Venemaaga, aga muus mängus, kui ma hommikul lugesin neid kõiksugu arvamusi asja, kõik on äraootavalt seisukohal. Ehk siis tegelikult Andreeva selle võiduga
laias laastus kellelgi ei tõestanud midagi. Seal on üks selline väikene, täpselt nagu me Zverevist rääkisime, seal on üks väikene selline pull aga küljes. Kui oleks võitnud suvaline 19-aastane tüdruk, siis oleks maailm plahvatanud. Aga nüüd võitis tüdruk, keda tegelikult oodatakse juba 4 aastat võitmast. Just, ja siis öeldakse, et okei, et nüüd ta võitis, kui kõik ässad kukkusid ära ja tulen sama jutu juurde. Kas Zverevi võit ei ole veenev, sellepärast Alcaraz Sinnerit polnud. Tema, Andrei võit pole veenev, seks, et ta põhimõtteliselt tipuga ei mänginud. Noh, see on nii ja nii, me võime lugeda, et miks siis tipud kaotasid või ei mänginud või nii edasi, aga esimese veenvuse me saame ikkagi siis, kui keegi nendest kas siis noortest või siis juba vanakesest Zverevist võidab Sinnerit Alcarazi või konkreetselt oleks Andreeva kotti pannud Sabalenka Sviateki, siis oleks sellest asja uskunud. Jaa, aga vaata... Aga senikaua oli asjaolude hea kokkulangemine. Jaa, aga samas vaata, see jääb ikkagi nii-öelda statistikasse või ütleme, inimese karjääri jääb, see slämi võit, ütleme, Federer ju võitis ka Prantsusmaa lahtised ainsad. Siis, siiamaani ta rõhutab, et võit algas sellest, et Söderin võitis Nadali. Jaa, et seal oli... See oli õnnelik asjade kokku langevus, nagu oli nüüd Andreeva ja Zverevi võidud, aga veel kord, Federer tõestas paljudel teistel turniiridel, et kes ta on. Täpselt. Aga nemad ei ole seda tõestanud või vastupidi, Zverev on tõestanud, et kes ta on negatiivses mõttes. Et jah, kui me näeme ühel konkreetsel turniiril, näiteks nüüd Wimbledonis, Wimbledonis mitte, aga ütleme hardcore'il US Open, kas te huvi pärast võiks, mis on Zverevi parim saavutus Wimbledonis? Ma pakun, et mitte üle 3. ringi. Ma arvan, et sa pakud enam õigesti. Ma arvan, võib-olla Ken aitab mind, aga Wimbledon ei ole tema koht, aga US Openil on nüüd põnev näha, kui Alcaraz on tagasi, Sinner on kindlalt meil olemas ja Djokovic, nüüd ma juba 4. ring. 4, jah. 3 korda 4. ring. Okei, eksisin natuke, aga põhimõtteliselt mitte väga 2024. Ütleme, et jah, ja ka Djokovic on endiselt hea. Ja mis jällegi, ei ole hea uudis mulle, aga mida aeg edasi, seda rohkem ma hakkan teda respektima. Aga sul on vähemalt selles mõttes on sul kokkulepe olemas, et see tort ollakse, järgmine slam tuleb või ülejärgmine slam, et ütleme, see tordi valmistaja on igaks juhuks ikkagi praegu veel. Sina tahad lihtsalt magusat või? Ma tahaksin küll, jah. Ja ma tahaksin seda pilti näha, kuidas sa need küünlad puhud seal. Ma ausalt öeldes mõtlesin, et eile korra tabasin ennast mõttelt, et kui nüüd Zverev peaks selle finaali kaotama ja kui ta hakkab seda puslet kokku panema, mõtlema tagasi sellele Ameerika lahtiste turniirile, kus siis oli, see oli siis mäletatavasti see sama turniir, kus Djokovic tegi selle õnnetu pallilöögi vastu kohtuniku. Nadal oli vigastatud, Federer ei mänginud enam. Ja siis võtad seda Prantsusmaa lahtis, et kõik need kokku, mis sulle kandikul kõik võimalused tuuakse ja sa ei suuda seda realiseerida, et see oleks ikka nagu selles mõttes nagu ikka väga-väga hull variant olnud. No mina arvan, et see oleks talle kabelimats on. No just, ma kardan ka, et sealt nagu välja ronida oleks ikka väga mis ei ole nii väga tugev, oleks saanud sellega surmamatsu. Ma mõtlesin täpselt sama mõtte. Nii, et selles suhtes on hea, et Cobolli siiski võitis, seks, et praegust ennem kui need uued noored ei ole nagu Zverev võitis. Sorry, et hea, et Zverev võitis, sellepärast, et muidu me oleks ühest ikkagi põnevast mängijast, ma arvan, täielikult ilma olnud. Et ja Cobollil on sinna suurte meeste punti jõudmiseks. Siis oleks Zverev läinud nagu spordis nagu nende klubisse, kes on siis, kas muudel aladel, kes on nii-öelda igavesed teised või et oleks sinna klubisse jäänud. Ta oleks seda klubi edetabelit juhtinud ka veel. Ma arvan, et vaatamata kõigele ta ikka juhib seda klubi veel. Vaatamata isegi sellele ühele võidule. Seks, et ta seal finaalis tõestas korduvalt, et ta ei oska võita neid mänge. Tal Cobolli aitas seda mängu võita. Ja, aga kokkuvõttes jah, kui me niimoodi analüüsime, aga samas protokollis on võit. Protokollis kõik teavad, et tiim on ka võitnud. Aga ütlen täna hommikuse Agassi väga ilusa lause. Neid ühekordseid võitjaid on meil näinud
vagunite kaupa. No see kaader on üldse huvitav. No tema võib öelda seda. Tema võib seda öelda ja kui juures panite tähele, eelmine nädal oli mingi Agassi kommentaari, mulle meeldib, ta tuleb sellist... Väga huvitavalt, jah. Noh, lihtsalt chill juttu väikse naeratusega ja eelmine nädal tekkis, ma ei mäleta, mis teemal see tekkis, kellegi naismängija kohta ta ütles midagi. Ja siis tekkis internetis suur see umbes, et kuidas ta julgeb. Ja siis mul meeldis, kuidas Rodik kaitses teda. Rodik ütles, et vaadake, kes ta on. Tal on õigus rääkida peaaegu tennise seisukohast, mida tema tahab. Seks, et iga jumala tema arvamus on õige. Ja noh, me võime selle vaielda, aga 8 Grand Slam ja oli 8 või? Okei, vahet ei ole kui palju ja tema legendaarne olek ja tema karisma väljakul, mis oli. Ta võibki ja naine on ka veel väga hea nõuandja 20 Grand Slamiga, nii et ta võibki... No, naise kuuldes ta väga palju tennisest rääkida ei või. Ilmselt ei julge, jah. Aga nii nagu sinul on, Alo, õigus oma arvamusele, jah. No siin on vaata erinev asi. Tema õigus omale arvamusel on välja teenitud. Minul on, ma lihtsalt räägin. See oli väga meeldiv kuulda. Muuseas ikkagi vaatasin, on olemas number ja Prantsusmaa lahtised tegid pealtvaataja rekordi ajaloo suurim 727 000. Vaatamata sellele, et see naiste finaalil oli küll õrelt rahvast. Aga üldkokkuvõttes, ma arvan ikkagi see kogu territoorium ja kõik see muu on nii meeletult kasvanud. Nad on tõenäoliselt väga paljud ikkagi, kes ei saa sinna nendele peaväljakutele, no esimene nädal on nagu võimalik lihtsam saada, et sealt kaadris oli näha, et tegelikult see territoorium oli rahvast paksult täis. Jah, ja piletid ostetakse ikka nii pikka aega ette, et see isegi ei mõjuta see, kui asjad väljas. Meli Mauresmo on ikkagi väga huvitavad uuendused toonud ja on väga hea direktor. Panen natuke pipart sellele, et ikkagi see otsus. Ma räägin täpselt sama loo, mis ma eelmine saade rääkisin. Kui ma olen nüüd välisturist, ma võtan endale pileti X päevaks, ma veel kord ütlen, üks minu õpilane käis samamoodi võidetud preemia piletiga ja ma tean, et garanteeritult mul on õhtu night sessionis keegi hea mängija väljakul. Tegelikult? Ja nüüd ma ei ole prantslane, ma olen näiteks Ameerika turist. Ma võtan üle ookeani lennu, lendan Pariisi, et näha kedagi maailma tippu ja ma näen night sessionil Rinderknecht, no mida iganes ja Berrettini mängu. Maailma 36, maailma 117. Ja samal ajal paar tundi ennem kõrbeb kuumuse kätte ära maailma esireket, kes vaieldamatult mängib praegust maailma tipptennist. See otsus oli nii kummaline, et enam kummalisemaks ei saa minna. Ma olen alati nõus, kui ühel päeval mängivad näiteks, oleks Djokovic olnud õhtu see, ja otsustatakse, et rahvas tahab rohkem Djokovic'i, palun nii edasi. Aga panna mingi prantsuse mängija, sorry, et ma nii ütlen, aga see nii on. Grand Slami mõistes Rinderknecht, mida iganes ta on mingi prantsuse mängija. Aga kuidas see siis... Night sessionile, kui üle maailma on ostetud piletid, väga kallid rahad raisatud, lennupiletitele, hotellidele ja nii edasi, ja tullakse nüüd tennist vaatama. Ja sorry, sa ei näe tennist. No ja paljud spordikanalid on ju ka esimestel päevadel, kus ütleme, eriti siin mõned aastad tagasi näiteks, ütleme, Djokovic mängib ka maailma 150-ndaga näiteks ja see mäng on teleülekandes ja samal ajal on mingid ägedad mängud, mängivad näiteks mingi maailma 20 ja võib-olla 40 omavahel, eks on ja põnev seal 4-5 set, kus ja siis lõpuks näed neid üksikuid punkte, okei, on variante, kuidas saad seda mängu võib-olla ise leida ja üles leida ja vaadata, aga peakanalit, ma saan aru, et see nagu müüb justkui, aga igavad mängud, ma ei saa aru. Sa rääkisid mulle praegust täpselt vastu. Mina rääkisin praegust turistidest, kes tulevad teisest maailma ei, sa räägid see, kes koha peal, jah? Neist absoluutselt ei koti see, kui on mingisugused maailma 3-40 mängib, neil on ükskõik. Väga palju lapsed isegi ei tea nende nimest. Ma räägin sul teleülekand, sa võid ju teleülekande teha ka 6. väljakult, ma mõtlen seda eelkõige. Ja teleülekandega on selline jama, et osta endale Eurosport Plus. No saab jah, aga ma ütlen, et väga paljudel ju ei ole seda siiski. Siis nad ei ole tennishuvilised. No see on teine asi. Aga sellega ma olen nõus suga, et see, mis ma rääkisin
sama lugu. Night Sessionil peab mängima maailma tippstaar, kes antud päeval on nimekirjas. Inimesed tahavad ju näha kas või korra elus, ütleme, platsil, ütleme. Ja näiteks ma võin sul tuua selles mõttes koha peal vaatamised, kui sa Nadali, mul oli kogu aeg vaatasin, et kangutab ja õudne kangutaja, eks on niimoodi, telepildis. Sa vaatad koha peal reaalsuses. See on absoluutselt teistmoodi nägi välja kõik. Ja selle kohta ma toon ühe hea näite, et ma päris palju US Openil käinud, lähen see aasta jälle, aga ükskord ma aitasin ühel tennisistil, kahel õigemini, saada tennisistideks. Tuli Papa Siimar oma 2 väikse kaksikuga, kes Siimarid olid, ma arvan, ma ei tea, 9 või 10 aastased on ju. Ja lendasid maailma teise otsa ja Siimarite unistus oli näha Federeri. Loomulikult Federer, peaareen, Night Session, võib-olla Riho Salika see aasta seal, ma ei mäleta. Aga, ja Papa Siimar tuli minu juurde kurva häälega, ütles, et kurat, tulime siia ja nüüd Federer mängib peaareenil, me ei näe, on. Ilmselt kui Federer mängis, siis ega ei saanud pileteid osta ka väga suure raha eest, lihtsalt ei saanud. Ja ma ütlesin, oota, pea kinni, ma tean natuke Ameerika süsteeme, võtsin kaksikud käe kõrvale, või oli üks nendest, ma ei mäleta, ja hakkasin minema nende staadionile sisse laskjate rinnasilte vaatama. Lõpuks leidsin ühe Olegi, kellega võis rahulikult alustada rääkida vene keeles, mis ei ole New Yorgis leiad Olege palju, eks, kellega rääkida vene keeles. Ja rääkisin talle loo ära, ütlesin, et näed, üks väike Eesti poiss, loomulikult puhtas vene keeles, et üks väike Eesti poiss lendas praegust palju see on 6000 kilomeetrit või? Lendas siia ja tema unistus on näha kas või korraks Federeri. Et ole ja lase meid siis. Ja sa võid olla 99% kindel, et venelane laseb su sisse. Ja lasime ilusasti sisse, läksime, Mattias oli vist kindlasti, üks neist 2. Või mõlemad. Ja läksime ilusasti sinna, vaatasime Federeri ja see on see, mida isegi 8 või 9 aastane poiss tahab. Ta tahab näha, et see mees seal plakatitel või teleekraanil, et see on real ja see. Ja ma usun, et tolleks õhtuks väga paljud tahtsid näha Sinnerit. Ja nad näevad Rinderkerf või? Rindkere ütle. Rindkere Berettini. Mõlemad väga tublid mängijad, aga mitte õhtusessioonil. Nii et see oli torge Maures Moole. Ma arvan, te olete nõus, et ees ootab Wimbledon, nüüd on Sinneri kaotada. Kui nüüd mitte midagi katastroofilist ei juhtu nagu praegu Prantsusmaal. Aga mis saab pärast seda edasi, et millal võib Carlos Alcarazzi näha tuuril tagasi ja kas üldse see aasta võib näha? Ma vaatasin mõned päevad tagasi Alcarazzi trenne. Tennist ei mängi veel? Ta kusjuures mängib ja vasaku käega. Et ta teeb väljaku peal liikumisel, parema käega imiteerib, vasaku käega mängib tagakätt ühe käega. Et kas seda saab tenniseks pidada, aga ka Rune alustas niimoodi poolikuna treenimist ja Alcaraz igal juhul treenib, aga see randmevigastus on natuke teisest kategooriast. Borg lõpetas ju randmevigastusega. No tiim ka. Borg lõpetas ikka põhimõtteliselt. Ei, tal oli ikka tal oli ikka, ma vaatasin tema mänge, ma lihtsalt ütlen sulle 7 lõpus ja 80. Ta oli niimoodi, et ta praktiliselt ei kaotanud ühtegi mängu nii-öelda mängu lõpuni, tal oli kogu aeg, tal oli ikka ranne, ja lisaks pärast tuli ka siin peas. Põhimõtteliselt olid ikka peaasjad ja kõik sinna juurde, narkootikumid ja kõik see, jah, lisaks. Aga see selleks, randmevigastus on jama, arvestades Alcarazzi lööki, kuidas tema ranne seal töötab ja asjad ja niimoodi, et seda ennustada on võimatu. Mina pigem arvan, et ta ei tule tagasi ennem, kui kõik 100% on korras ja raske uskuda, et see US Openiks juhtub. US Open on vähem kui 3 kuu pärast. Selles mõttes oli ju Berettinist oli jäänud ka ikkagi kahju, aga õnneks tal, ma saan aru, et ei ole vist jälle pikaajaline paus, aga jah. Berettiniga võib see juhtuda iga turniir. Jah, aga seal on nii palju vigastus olnud ja minu arust seal Berettini puhul on ikkagi üks teema, et tennisisti jaoks nagu liiga raske mängumees. Kui sul on kehakaalu nii palju, sa oled nii suur, siis tulevad need vigastused ja midagi teha ei ole. Jaa, aga jaksas seekord päris hästi. Muru peale on ta ju näed Wimbledoni finaali jõudnud. Ja võib ega Berettini kindlasti on üks ohtlikumaid vendi nüüd algaval Wimbledonil. Aga tagasitulekuid on ju veel. Ma ei tea, kas see nüüd 100% fakt on, aga Rune minu arvates.
siis Serena Williams mängib paari meil, jah. No see tuleb, tänu sellele tuleb publikut kohe kindlasti juurde, jah. Jah, aga nii et kui vanalt Martina Navratilova võitis selle slammi? 50, me isegi vist me sinuga vaatasime seda, aga minu arust ta ei võitnud, vaid kaotas. Jaa, aga ta mängis, see oli tal viimane minu arust. See oli 2 kuud, ma nüüd pean vaatama täpselt, mis kuus on Navratilova sünnipäev, aga see oli kuu või 2 ennem tema 50. sünnipäeva, mängis Grand Slami veerandfinaalis. Jaa, aga paarismängus Leo, me vaatasime koos seda mängu. Kui vanalt ta võitis paarismängus viimase tiitli? Ma arvan kindlasti seal 40, mis asja? Üle 50 oli vist. Ja minu teada küll. Või Grand Slamil paari, jaa, kas segapaar lausa või? Jaa, sega vist oli viimane ja üle 50 oli isegi vist. Minu arvates oli üks tema viimaseid mänge. See on väga huvitav fakti, sest mõtle ise vanusele. No okei, see on paaris mängu. Segapaaris mängus võitis ta 2006, võitis veel Bob Bryaniga. Siis ta ikkagi 50 ta vist ei olnud, ta natuke ei puudu. Ma arvan 48. 49, jah, 49 aastat ja 326 päeva, nii et ta oli natukene vähem 50. See oli, jah. Aga jah, nii ta on, Wimbledon tuleb huvitav, kindlasti tuleb huvitav. Võib-olla lõpetuseks siis meie Eesti mängijatest ka paar sõna, et mõlemad ajal, kui Klinka on muruaega alustanud, mida ja millised ootused neile Wimbledoni eel peale panna? Laialt ma ootan Wimbledonis alati. Talle peaks sobima. Klinkat ei oska kommenteerida, seks, et pole teda murul neid mängimas. Ma arvan, et kõigi tema jalgade töö ja asja juures, ma arvan, et muru peaks talle sobima. Ma arvan, see on mu arvamus, aga ennem kui ma ei näe, ma ei oska öelda. Nõus sinuga. Aga ja Margile peaks sobima, jah, muru. Riho on nii keskendunud statistika. Ei, ma lihtsalt vaatasin neid, Mark ju mängib Ball Jupiga täna. Suurbritannias Ilkli turniiri kvalifikatsiooni ja sai ju hea võidu. Birminghamis võitis Leandro Riedit Sveitslast ja sai veel ühe võidu seal Suurbritannia tennisisti vastu. Tal on 3 võitu nüüd juba murul. Anton Matuševits oli see, keda ta võitis seal. Kusjuures see Matuševits ju mingi paar aastat tagasi seal vist isegi üllatas ka mingil muruturniiril kedagi, võitis tugevat mängijat. Selles mõttes ta on ju muruaega juba suhteliselt nagu ilusti alustanud, et loodetavasti ma olen Haloga nõus, et see võiks ju Margile kõige rohkem sobida ikkagi, et ikkagi muru Margiga me teame, et talle sobib. Nüüd minu jaoks rohkem küsimus on Klinkale, jah, et kuidas Klinkale see. Et seda tahaks näha, kuidas talle sobib. Mulle vähemalt tundub, et Lajalil on nüüd viimastel nädalatel need asjad hakanud paika ka loksuma, et kui see hooaja algus oli siin erinevad tervisemurede tõttu selline keeruline. Ma arvan, et see muru väike sving, paarinädalane, ma arvan, et talle endale see väga meeldib. Ja ma arvan tema vaimul, ma usun, et tal siiamaani silme ees see Alcarasiga mäng ja see oli super kvalifikatsioon, mis ta tollel aastal mängis ja super mäng Alcarasi vastu, mis ta mängis. Just. Nii et ma arvan, et see kindlasti, see positiivne väike mälulokk, see annab talle kõvasti juurde, ma arvan. Ma arvan, nende mõtetega tõmbamegi siis tänasele saatele otsa peale ja järgmine saade eeldatavasti enne Wimbledoni. Jep. Jep, jah, kõik head. Kõik head. Aitäh!